Tere! Täna räägime raamaturiiuli sarjas Nätta Moori raamatust Koolihoovi miljonäri saladused, mille on välja andnud kirjastus Eesti Raamat ja mille on tõlkinud Hels Kure. Nätta Moor on Austraalia lastekirjanik, kes on omal maal üks populaarsemaid. Ja miks? Just sellepärast, et ta on võtnud endale südameasjaks laste kutsumise lugemise juurde ja tal on oma taskuhääling, millest ta siis tutvustab erinevaid lasteraamatuid. Ja see on Austraalia laste seas äärmiselt populaarne, teda kutsutakse hästi palju koolidesse esinema ja tema töötoad seal on hästi menukad. Sest need inimesed, kes juba on jõudnud seda raamatut lugeda, saavad aru, mida ma mõtlen, sest Nätta Moor ise on hästi selline lustlik, tore ja lõbus lastekirjanik. Ta ise ütleb, et tema sisemine vanus on 10 aastat ja tal on palju selliseid kombeid, millest ta pole suutnud loobuda. Näiteks armastab ta imeda oma näppu ja mitte lihtsalt niisama ta ei julge sellest kombest loobuda, kuna ta arvab, et just sealt tulevad tema lasteraamatute kõige paremad mõtted. Lisaks on veel ta liikunud ringi rändtsirkusega, ehk siis ta on rännanud hästi paljudes maades, töötanud žonglöörina ja ta ise väidab küll, et ta on alati kukkunud sinna turvavõrku, aga ta ei ole lõpuni sellest kindel, kas see on olnud nii või ei ole. Millest siis see raamat lähemalt räägib? See räägib võib-olla kõigi laste unistusest ja eriti nende laste unistustest, kes elavad siis sellises peres, kus on palju lapsi ja võib-olla raha ei ole nii palju, et kõigile jätkuks nii palju, kui nemad seda igatsevad. Raamatu peategelasel Tessil ongi 4 õde-venda, 2 vanemat ja 2 nooremat ja Tess ise ütleb, et see on kõige suurem viga, kui sa sünnid keskmise lapsena. Tessi puhul ainus, mis tema elu nagu päästab või mis talle alati naeratuse suule toob, on tema parim sõber Tobi. Tobi on adopteeritud Boliiviast, tal on olnud raske südamehäda ja tal on tehtud Austraalias operatsioon, aga vaatamata sellele on Tobi hästi selline, ma ütleks selle tüdruku südametunnistused. Nagu ma ütlesin, Tess tahab leida suurt varandust ja ühel päeval ta selle suure varanduse oma maja tagahoovist ka leiab ja ta ei suuda vastu panna sellele kiusatusele see varandus vastu võtta. Ja kui ta räägib mõttest Tobile, siis Tobi loomulikult ei ole sellega nõus, ta ütleb, et tuleks vanematele rääkida, raha tuleks tagasi anda, kuid Tess väidab, et me saame selle rahaga palju head teha, aga nagu selgub, siis see tegelikkuses ei olegi see olukord sugugi nii lihtne ühel 10-aastasel lapsel ära kulutada $1 miljon, mis nad leidnud on. Ma loodan, et sul on selle raamatuseltsis tore, et sa leiad nii mõndagi kasulikku siit kõrva taha panna, mida Tess on sulle nõuannetena siia raamatusse jätnud ja et sa oskad ise selle raamatu põhjal otsustada, millised neist nõuannetest ka tegelikult järgida tasuvad ja millised mitte. Esimene peatükk, lõpp. Mõnikord sulle antakse õppetund ja mõnikord pead selle endale ise andma. Aprillikuu 1. esmaspäeval olid asjalood umbes nii. Olukord võib meenutada mõnda filmistseeni, aga seda sellepärast, et see oligi nagu mingi filmistseen. Ma kõnnin mööda kooli koridori. Olen üsna kindel, et aeg luubis. Näol otsusekindel ilme. Ma olen alati otsusekindla näoga. Teised lapsed seisavad kappide ees ja jõllitavad, kui ma neist möödun. Ma ei tee neist välja, vaid vaatan otse ette. Mu peas mängib tunnusmuusika Pink Floydi Money. Raha. Ei tea seda lugu? Guugelda. Suurepärane laul. Mamps ja paps kuulavad kodus ainult retrojaama. Nad ütlevad, et enne minu sündi tehti palju paremat muusikat. Olen nendega täiesti nõus. Niisiis, ma kõnnin mööda koridori, aeg luubis ning minust ühel pool on mu õpetaja härra Diiri ja teisel pool direktor proua Keiren. Nad ei ole just rõõmsa näoga, aga proua Keiren ei ole seda kunagi.
aina rohkem lapsi pöördub meid vaatama. Neil vajuvad suud lahti. Nad on nagu rivis seisvad sinivalges vormiriietuses kuldkalad. Mida vahtimisväärset on selles, et 1/5 kõnnib koos õpetaja ja direktoriga mööda koridori? Eriti ei midagi. Nii et tõenäoliselt saavad kogu tähelepanu osaliseks teised inimesed meie taga. Kummalgi pool õpetajaid on 2 mundris politseinikku. Nemad ei ole ka eriti rõõmsa näoga. Ma peatun kapi ees. Kooli koridor on peaaegu vait. Olen üsna kindel, et kuulen siiamaani, kuidas Toby väriseb. Kas see on teie kapp, Preili Heckleston? Küsib suurt kasvu politseinik. Nii siin seisab, ütlen ma, osutades ülekuulatud graveeritud nimesildile, mille endale ostsin. Aitab Tess, sõnab proua Keiren, lihtsalt vasta politseile. Hoian ennast kõvasti tagasi, et mitte silmi pööritada. Mamps ütleb, et ma pööritan liiga palju silmi. Ja härra, ütlen ma, see on minu kapp. Tee lahti, sõnab suuremat kasvu politseinik. Politseinik on nähtavasti ainult 2 mõõdus, suur ja suurem. Pööran end härra Tiiri poole. Ta vaatab mulle otsa pettunult ja kaastundlikult. See pilk ei meeldi mulle eriti. Ta osutab peaga kapi poole. Igatahes ise ma selle jama endale kaela tõmbasin ja nüüd on aeg kõik omaks võtta. Sirutan käe välja ja valin tabalukul õige numbri kombinatsiooni. Kõike pealt vaatavad lapsed on liialt hirmunud, et lähemale tulla, aga ma tajun, kuidas nad ajavad kaela õieli nagu uudishimulikud emud, püüdes midagi vilksamisi näha. 2 õpetajat ja politseinikku astuvad lähemale. Ma tõmban tabaluku rauast aasa seest välja ja peatun hetkeks. Vaadake, ma ju tean, mis edasi juhtub. Ja tean, et seda on ammu oodata olnud. Aga ma vajan veel ainult 1 minutit, enne kui kõik muutub. Tee lahti, ütleb politseinik mu selja taga. Ma hingan sisse ja tõmban metallist ukse lahti. Kuulen, kuidas terve kool mu selja taga ahetab, kui välja kukub $1 000 000. Ma olen seda sorti tüdruk, kellele meeldib otse asja kallale asuda. Nii lugu lõpebki. Ei mingeid üllatusi. Ma jään täiega vahele. Ärge lugege edasi lootuses, et ma ratsutan päikeseloojangu poole kotid sularaha täis. Seda ei juhtu. Selliseid asju päris maailmas ei juhtu. Elu pole alati nagu kingitus, mille ümber on seotud kena lehv. Aga paar viimast kuud on olnud tõeline kogemus. Ja millegi kogemine on põhimõtteliselt ainuke asi, mida pole võimalik guugeldada. Mul on rääkida pöörane lugu. Olen teinud hunnikute viisi vigu, aga olen palju õppinud. Nii et jääge minuga ja ehk õpite teiegi.